sina seal. Hei, tere tulemast minu kanalile. Täna ma näitan enda lemmik meigitooteid ja nahahooldustooteid ja kehahooldustooteid. See ei ole sponsoreeritud video. Kõik need tooted on mu enda ostetud ja ma näitan neid täiesti suvalises järjekorras. Need on tooted, mida ma kasutan iga päev. Hello and welcome back to my channel. On this video I'm gonna show you my favorite makeup and skincare products. This is not a sponsored video. Okei, alustame. Minu lemmik šampoon ja balsam Yoigo Moisture Recovery. Ma avastasin nad tegelikult võib-olla kuu aega või 2 kuud tagasi. Täiesti lemmik. Talveperioodil, sügisperioodil, kui on õues siuke kuiv õhk ja külm, on mul päris kuiv peanahk. Ja ma otsisin mingeid tooteid, mis oleksid head, niisutaksid peanahka, aga samas, mis ei muudaks neid väga rasvaseks. Ja see oli täiesti random leid. Ja super hea, soovitan, kellel on kuiv peanahk, proovige. So this is my favorite shampoo and conditioner. I have very dry hair and those are my favorite. They moisture very good. Täna teen ma paar sosistust ka inglise keeles. Okei, lähme edasi. Jätkame sinise värvilainel. See on Neutrogena Hydro Boost. Ma olen tegelikult ülilaisk kehakreemitaja, no ülilaisk. Kunagi ma ei kreemitanud üldse. Aga praegu nüüd sellest sügisest olen ma hakanud vaikselt kreemitama. Ja ma tahtsin midagi siukest kergesti imenduvat ja hästi kerge koostisega. Ja see on samuti väga hea leid. Seda ma ka väga julgen soovitada. Mulle väga meeldib. See on Ortomed Urea 4,5% niisutav kreem. Seda kasutan ma õhtul näokreemina, ühiseks kreemiks siis magama minekul. Mulle meeldib, kui öine näokreem on siuke veidi rasvasem ja tõesti niisutab sügavuti ja see mulle väga meeldib. See vist on Eestis tehtud, kui ma ei eksi. Eestis välja töötatud ja väga hea hinnaga. Ja see ei ole mingi fancy kallis asi, kuid see teeb oma tööd selle raha eest super hästi. Päeval ma seda kasutada ei eelista, sest et ta on pigem nagu siuke rasvane. Kuid ööseks näole ja dekoltee piirkonnale super leid. So this is my nighttime face cream. It's a little bit oily consistency.
use it for night time. This is very, very moisturizing and nice cream made in Estonia. See on päikesekaitsekreem 50 SPF-i ja mul tegelikult ei ole rasvane nahk, oily skin, aga ma olen otsinud omale päikesekaitsekreemi, mis ei jäta nahka nagu rõvedaks ja rasvaseks ja veidraks, nagu minu arust need kõige tavalisemad, üldisemad päikesekaitsekreemid jätavad. Ja see, ta on 30 milli ja see maksis isegi mingi 7 eurot. See on nagu super hea. Ma võtan tihti mõnikord oily skin'ile tooteid, sellepärast et ma tean, et need ei jäta nahka rasvaseks. Need pigem on siukse kerge koostisega. Ja see on tõesti hea päikesekaitsekreem. Ma ei kasuta päris iga päev seda, eriti hetkelisel perioodil, kui Eestis on sügistalv, vihm, päikest pole nähtud umbes 10 aastat. Et siis ma päris iga päev ei kasuta, aga kevadel, suvel on päris kindlasti see mu igapäevases nahahooldusrutiinis. This is my favorite Daily Sun Shield. This is for oily skin. I actually don't have oily skin, but I often buy creams that are meant for oily skin because they absorb very well and they don't make me feel like greasy or I don't know. This absorbs very quickly, very well. I like it very, very much. This is my current moisturizing day cream, actually moisturizing gel. Seda ma kasutan igapäevaselt. See on samuti mõeldud siis rasvasemale nahale, oily skin. Ja see super hästi imendub ja see jätab siukse naha hästi kergeks ja mõnusaks. Need kliiniku tooted ma olen avastanud ka viimasel paaril kuul ja need on kuidagi mulle väga-väga sobinud. See konkreetne kreem on lõhnavaba ja mulle meeldib just päevakreemina kasutada siukest lõhnavaba ja kerget kreemi, sest tavaliselt ma panen sinna peale veel meigi ja siis mulle meeldib, kui see kreem seal all on hästi kerge, ei anna mingit lõhna ja samas ta niisutab, et saab hakata meiki peale kandma. See on retinooli silmakreem või siis tegelikult geel. Retinooli tooteid olen ma kasutanud viimased paar aastat ja see on siuke hästi kerge geel, mis imendub väga ruttu. See mulle ka väga meeldib, ma kasutan seda nii hommikul kui õhtul ja see on päris suur tavaline silmakreem on minu arust 15 milliliitrit, see on 25. Ja
see oli kusjuures täiesti random leid. Ma ei mäleta, kus ma selle leidsin, kuskilt toidupoest. Ma ei imesta, kui see oli, ma ei tea, Maxima või Prisma või midagi sellist. Ja ma otsisin just spetsiaalset retinooli sisaldavat silmakreemi ja ma leidsin täiesti juhuslikult ja see oli väga hea hinnaga ka. Ma pakun 5 euro kandis. Teeb oma tööd suurepäraselt. Liigume retinooli lainel. See on Ordinary retinool. Seda ma olen kasutanud väga palju aastaid. See on mul, ma ei tea, juba mitmes mudel. Seda ma panen kindlasti ainult ööseks. See jätab minu arust üsna rasvaseks naha või siukseks veits veidraks. Ja see eeldab alati päikesekaitsekreemi ka, et sellepärast ei soovita seda päeval panna. Ordinary tooteid on mul varasemalt olnud päris palju, hetkel ei ole. Mul ei ole üks ja kindel nahahooldus nii-öelda rutiin. See vaheldub pidevalt. Kui saab midagi otsa, siis ma ostan midagi uut ja proovin. Mulle meeldib asju katsetada. Mulle meeldib asju testida. Aga see on asi, mille juurde ma olen pidama jäänud, mis on nagu kogu aeg. Öösiti panen seda, ööseks panen seda siis paar korda nädalas, mitte iga õhtu. Sest nahk võib muidu päris tundlikuks minna. Ja jätkame klaaspudelitega. See on Revoxit C-vitamiin 20%-line näole siis, mitte söömiseks. See on mul peaaegu otsas, ma vaatan siin. Seda ma panen samuti ainult ööseks. Ja sinna peale siis niisutavat kreemi. Et see on siis antioksüdant, mida ma kasutan, mis mulle meeldib. Ja C-vitamiine ma olen kasutanud erinevaid. Mul on olnud ka Ordinary oma, kuid praegu Revoxi oma. See saab varsti otsa, siis peab midagi uut välja vaatama. Nii, see on Micellarvisi. Kuna ma kasutan päris tihti veekindlat meiki, veekindlat trepsmeduši, siis ma kindlasti pean valima mingi veekindla meigi eemaldaja. Ja see Nivea Rose Touch on vist mu üks lemmikuid. Ma olen proovinud teisi ka, näiteks Garnieri omasi, aga mulle ei meeldi need. Niveal oli mingi musta värvi ka, üleni must pudel. Ja ka veekindla meigi eemaldamiseks, aga seda ma ei ole näinud väga enam müügil, ega ma seda Rose Touchi ka just väga tihti ei leia. Aga see mulle väga meeldib ja see võtab meigid tõesti veekindla trepsmeduši super hästi ära. Ja ma teen tavaliselt nii-öelda kaheetapilist näopuhastust. Esmalt võtan Micellarveega ära meigi, tähendab silmavärvi ja suurema osa jumestuskreemist. Ja siis teen veel mingi näopesukeeliga, näopesen üle. Mulle lihtsalt meeldib nii, ma olen niimoodi teinud aastaid, vähemalt 5 aastat. Ma tunnen, et nii saab mu nahk hästi pehmeks ja puhtaks. Ma ei ole kunagi eriti mingite punnidega pidanud maadlema. Ja ma ei tea, kas see on sellest või igal juhul. Neid näopuhastuskeele või kreeme ma valin ka täiesti savilt. Et
ja siis ma lihtsalt ostan uue. mul ei ole nendes osas mingit kindlat lemmikut. Nad kõik puhastavad hästi, need kõigil on ainult üks eesmärk, üks asi, mida nad peavad tegema. Üldjuhul nad teevad neid kõik päris hästi. See on lihtsalt mu hetkeline, aga see on kohe otsas. Jätkame veel siis näoteemadel. See on näomask peptiidide niatsimiidiga. See on samamoodi täiesti random leid kuskilt toidupoest. Täpselt ei mäleta enam kust. Mulle ei meeldi need sheetmaskid, need lehtmaskid, sest see tundub lihtsalt nii räige reostamine või prügi. Ma ei tea, mulle lihtsalt hakkab nii vastu. Sellepärast ostangi ma alati tavaliselt nagu tuubiga maske. Need kestavad kaua. Ja paar korda nädalas siit seda maski teha on ju täiega mõnus. Teen nii-öelda spa-päeva või spa-õhtu endale. Ja see mulle väga meeldib, see on ülikerge koostisega ja jätab naha pärast hästi pehmeks. Tõesti, see on täiega mõnus ja samamoodi see hind sellel. Ma pakun, et selle sinna 5 euro kanti. Ma ei osta eriti kalleid asju. Sellepärast esiteks I don't see the point nagu. Päris Temost või kuskilt suvakohast muidugi ei telli. Aga täiesti nagu tavatooteid kuskilt poest vabalt. Nii, deodorant. See Nivea Pearl and Beauty on mu täielik lemmik. Ja ainult ühel põhjusel. Lõhn. See lõhn on taevalik. Ma ei tea, kes on seda proovinud. Ma ei tea, kas te nõustute minuga või ei. Aga kui see on poes kuskil hea hinnaga või mingis pakkumises, siis seda ma kindlasti ostan. Ainult lõhna pärast. See on üks mu lemmiklõhnalisi deodorante. See, et see Nivea on täiesti juhuslik. Lihtsalt see lõhn on see, mis mulle meeldib. Nii, vaatame natuke lõhnaõlisi. Tegelikult mul on ainult 2 parfüümi või lõhnaõli. See on parfüüm. Aqua di Giorgio Armani. See on mu lemmiklõhn olnud. Ma arvan umbes 11 aastat. Ma avastasin selle lõhna enda jaoks, kui ma elasin Austraalias. Ehk siis umbes 11 või 12 aastat tagasi. Ja see on täiesti taevalik, see ei sobi igaks juhuks või igaks puhuks. Aga see on, kui sa lähed kuskile erilisse kohta või tahad natuke sükest jõulisemat lõhna, siis see on see üks mu lemmikutest. Ja teine lõhnaõli või parfüüm, vesi või whatever on see Sol Janeiro. Mis asja? Ma avastasin selle enda jaoks nüüd sellel suvel, mis just oli. Mu heal sõbrannal oli see lõhn ja ma küsisin, mis asja, mis hea lõhn see on. Ja siis ta näitas ja andis nuusutada. Ja see oli armumine esimesest hetkest. Nii et ma pidin ka endale selle soetama. Ma tean, et sellel tootjal on palju teisi lõhnu ja tooteid ka. Ma ei ole mitte midagi muud proovinud, ainult seda lõhna. Ja see on taevalik, ülimagus lõhn. Aga mulle siukesed magusad väga meeldivad. See on parfüümi spreiparfüüm, jah. See on tõsiselt hea.
kestab ülikaua. ja kui aeg otsa saab, siis ostan uue. see saabki varsti otsa. siin on päikesekaitsekreem ka juba sees, küll üsna väikeses doosis, aga see kuidagi valmistab naha ette ja teeb väga ühtlaseks ja ilusaks. ja tal on kuidagi nii meeldiv lõhn. Ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada. see ei ole midagi erilist, see ei ole midagi tugevat, aga see on lihtsalt kuidagi meeldiv. see mulle meeldib. siis siin on Estee Lauderi jumestuskreem, ka praktiliselt tühi. hetkel seda kasutada on natuke keeruline. Ütleme, kas me saame fookusesse. kuna ma ostsin selle suvel ja mul oli siis jumekam nahk, ta jääb praegu tibatumedaks mulle. aga ütleme nii, et kui sa lähed kuskile, ma ei tea, õhtul ja sul on tugevamat meiki vaja, siis see on päris hea valik. ma sain Estee Lauderi sellesama jumestuskreemi testri kuskilt, ma ei tea, kus ma tellisin midagi, Taglasest, ma tellin päris tihti sealt. ja peale testri kasutamist mulle hakkas väga hullult meeldima see. ja siis ma otsisin endale ka, et jälle saame fookusesse. see mulle väga meeldib, kuidagi hea katvusega, samas on ta kerge. hea leid. nii, järgmine on siis Meroda jumestuskreem, see on siis värvi muutev jumestuskreem. ei tea, mis mure meil selle fookusega on. igal juhul. selle ma just sain äkki kuu aega tagasi. ma olen seda paar korda kasutanud. ta on täitsa okei. aga mina seda kindlasti ei kanna peale pintsli või sõrmedega, sest siis see jääb väga hullult keiki. hästi kuidagi siukene keiki, noh. mina kannan ta selle sponsiga tupsutades peale. et mina leian, et see sponsiga tupsutades on kõige parem jumestusviisi kandmine ja kõige ühtlasem, kõige loomulikum, kõige parem. aga see on praegu selles mõttes praegusel hooajal täitsa hea, kui on päikest ei ole, nahk on siuke heledam, see nagu kohaneb ilusti. et mulle meeldib see. kuigi see on ju päris suur, ma loodan, et ta enne nagu halvaks ei lähe, kui ma seda ära jõuan kasutada. Lähme siis selle Meroda teemal edasi. ma tellisin, neil oli mingi pakkumine, et tellid näiteks selle jumestuskreemi ja saad tasuta kaasajatoote valida. ma valisin sealt selle lauvärvi. see on küll päris lahe asi. on siis siukene pliiatsikujuline lauvärv. šampanja värvitoonis võtsin. ja see on siuke veits shiny ja glitter, aga mitte nagu liiga hullult. et kui oled päeval tööl, siis seda peale panna on minu arust täiesti okei. samas õhtul ka, kui sa kuskile lähed. see mulle väga meeldib. see oli ka super leid. see meeldib mulle isegi rohkem kui see jumestuskreem. jätkame silmadega. see on Revolutioni lauvärvi palett ja see on saanud kannatada. ta on katki, ta vajab ravi.
see väga ruttu läks katki, kuidagi väga-väga kergesti, aga savi. Ikka kasutan edasi. Siin on nii palju erinevaid toone. Ma arvan, et ma kõik olen vähemalt korra katsetanud. Siin on 2 põhilist ripsmetussi, mis ma kasutan. See on Douglase oma ja see on siis Catrice'i oma Lashes to Kill Waterproof. See Catrice'i oma on olnud mu lemmik, ma arvan, mingi 5 aastat. Kes tahab siukest ripsmetussi, mis tõesti teeb ripsmed suureks. Ma teen veel enne, koolutan ka neid ja siis panen selle peale. No ma ei ole rohkem kommentaare, häid positiivseid kommentaare saanud, kui seda kasutades. Aga jah, see on veekindel. Et kui veekindlat pole vaja, siis ma kasutan Douglase Volume Obsessionit. See on ka täiesti okei. Täitsa hea. See on NYXi Shadow and Line Primer. See on mu esimene nii-öelda silmaprimer üldse elus. See on tegelikult päris vana. Ma ei tea, kas ma üldse nii-öelda tohiks seda kasutada. Aga see teeb oma tööd. Mulle meeldib, kork on veidi katki läinud. Mõnikord, kui mulle meeldib lauvärve kanda ja mõnikord, kui lauvärvi paned, siis ta kuidagi jääb sinna silmapragudesse või läheb nagu siukeseks, nagu päeva lõpuks siukeseks rõvedaks kuidagi nagu heliseks või ebameeldivaks, siis see hoiab selle ära. Väikene tilgake mõlema silmaloo peale tupsutad ja see on selles mõttes super toode. Aga jah, kestab väga kaua. Hea, et see nii väike, no võiks mu poolest veel väiksem olla. Ma vaatan, et see on 6 kuud kehtib pärast avamist. Ma parem ei viitsi isegi mõelda, kunas ma selle ostsin. Igaks juhuks, las ta jääda. See on lauvärv. Douglase vedellauvärv. Meenutab huuleläiget, aga ei, see on kindlasti lauvärv. Kusjuures see on super ilus lauvärv, samuti üks mu lemmikuid. Aga see on päris siukene nagu intensiivne või pidulik, et päris niisama igapäevameigiks vaata ei kasuta, eks. Et aga kui on mingi väljaminek või sündmus või midagi erilisemat, siis ma seda tihti kasutan. See mulle väga-väga meeldib. See on Revolutioni concealer. See on mul peaaegu tühi. Aga mul on nende concealeritega siuke lugu. Ma ostan neid tavaliselt täiesti random kuskilt e-poest. Kasutan senikaua, kui saab kasutatud. Ja siis ostan uue. Ma ei ole jäänud mingi ühe kindla peale. Minu jaoks on concealer. Siin ma ei ole leidnud mitte mingit erilist vahet mingil odaval või mingil kallil, see on odav. Nad teevad kõik oma tööd täpselt sama hästi, vähemalt minu jaoks. Kui sul on mingi eriline soovitus, anna teada, äkki ma proovin. Aga Revolutioni concealer täiesti okei. Pole midagi halba öelda. See on põsepuna, samuti Douglasest, nagu nähes, ma olen suur Douglase fänn. Teen lahti ka kohe. Ma otsisin endale põsepuna, mis ei oleks roosa või punakas. Tahtsin siukse oranži alatooniga ja sealt ma selle leidsin.
Douglase enda tooted on päris hea hinnaga, nii et ostsin ja proovisin ja sobib, meeldib. Vabandust suure klõpsu pärast. Sorry. Nii, 2 viimast toodet. See on Douglasest pärit siis huulepulk või ta ei ole huuleläige, ta ei ole ka huulepulk, ta on siis vedelhuulepulk. See on ülitumepunane, hästi siuke rikkalik, hästi pigmenteeritud. Seda olen ma päris vähe kandnud. Mulle meeldib ja mulle sobib punane huulevärv. Aga mul on päris väikesed huuled. Ja tihti siuke tume huulevärv minu huultel jääb nagu, ma tunnen ennast nagu klounina või nagu naljakalt. Küll aga ma kasutan seda natukene niimoodi, et tupsutan kõigepealt siia kuskile käe peale ja siis panen sõrmega huultele, et ta ei jääks nii tume. Muidu värv on super ilus. Ja viimane toode taas kord Douglaselt appi, see kõlab nagu mingi sponsor, aga ei, mul on kõik ise ostnud. Douglasest pärit siis matthuulepulk. Ka mõnusalt tumepunane. Seda ma samuti, no näha, veits olen kasutanud, mitte ülemäära palju. Mulle meeldib, et see on magnetiga. Super äge on see, et see magnetiga, mulle megalt meeldib. Aga sellega on jah sama lugu, et see on päris pigmenteeritud. Ja ma tunnen, et see on minu nagu kitsastel või väikestel huultel kuidagi võõras. Küll aga ma kasutan seda aeg-ajalt, et anda natukene mingit värvi. Näiteks kui ma huuleläiget panen, et panen selle alla hästi õrnalt ja siis peale huuleläige. Võt. Nii, aga tänaseks sai kõik. Ma ei näidanud muidugi päris kõike oma meiki. Valisin välja lihtsalt põhilised, mis ma kasutan. Ma ei kasuta väga palju tooteid ja ma ei meigi ennast iga päev. Ma meigin siis, kui ma käin tööl või kuskile lähen. Kuna mul on vahetustega töö, siis ma ei meigi ennast iga päev, vaid ma annan oma nahale päevi, kus ta saab lihtsalt nii-öelda puhata ja hingata.